Nii, tere õhtust, head oma kultuurihuvilised. Oleme jõudnud oma selle hooaja eelviimase oma kultuuriakadeemiani ning tänase õhtu teemaks võib öelda laias laastus on raha. Ma huvi pärast küsin, et kus tudengid kõik on? Kas täna mingi juba siis ühesõnaga seda võis ka arvata. Selge. Aga igal juhul tänase õhtukülaliseks on meil Andro Roos, kes on Eesti majandusteadlane ja ka ühistegelane. Tegemist on Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimehega ning tema ettekanne käsitlebki maailma tänase finantskorra põhiprobleeme ja nende lahendamise võimalusi läbi ühistulise panganduse. Teema on huvitav ja nagu öeldud, raha puudutab igaühte, nii et sõna Androle. Nii palju veel, et lasen käima tuttava kaustiku ja te juba teate, mis sellega teha. Nii. Tervist minu poolt, daamid ja härrad. Ja pean siis tõesti täna sellise ettekande või räägin sellel teemal, milleks on siis laias laastus raha, aga toon välja tänase maailma rahandusliku korra põhiolemuse ja tegelikult kuna olen lisaks sellele, et teadlane olen ka Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees, praktik, siis ei rahulda mind need arutelud, kus lihtsalt konstateeritakse näiteks seda, et olukord on halb või olukord on nii või naasugune, vaid tegelikult igale olukorrale, mis meie ees on, tuleks katsuda leida loovad ja loomingulised lahendused. Et teinekord tuleb isegi ise jalgratas leiutada, mitte teha nii, nagu täna üldiselt tehakse, et palgatakse sisse välismaine ekspert. Et tegelikult üldine soovitus, üldine printsiip peab olema see, et tuleb katsuda teha nii, nagu meie esiisad on teinud, et oma pea tööle panna. Ja sissejuhatuseks paar sõna sellest, mis on raha. Ilmselt on niimoodi, et iga inimene on oma käes raha hoidnud ja ilmselt väga paljud ka võib-olla mõtlevad, et nad teavad, mis asi on raha. Mina, kui ma ülikoolis hakkasin rahandus- ja panganduse aineid lugema, siis ausalt öeldes tegelikult ise ma ei ole ülikoolis neid aineid õppinud, et ma olen selles valdkonnas olnud ise õppija, nii teoreetiliselt kui ka tegelikult praktiliselt, kui sai Tartu Hoiu-laenuühistu käivitatud. Nii et tegelikult täiesti nullist on sellega pihta hakatud ja sellepärast ma ei olegi võib-olla väga kinni olnud nendes peavoolulistes või konventsionaalsetes õpikuteooriates, et on tulnud sellest tulenevalt väga palju ise otsida ja ise uurida. Ja tegelikult raha kui selline ei ole kuiv valdkond ja kui sügavuti asjaga minna, siis tegelikult teadmised sellest, mis on raha ja näiteks kellele see raha kuulub ja mis on selle raha ülesanded ja funktsioonid ja kelle jaoks, see on elulise tähtsusega. Ma julgeksin isegi öelda seda, et iga Eesti Vabariigi kodanik näiteks valimistel osaledes või ka iga päev pisikondlikke tehinguid tehes ei saa langetada objektiivseid ja õigeid otsuseid, kui ta ei tee endale selgeks seda, mis asi on tegelikult raha. No ja mis ta siis on? No lihtne on öelda, et raha on meie materiaalsete või majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Me üldiselt tänases maailmas töötame selleks, et teenida raha. Võib-olla vanasti oli see natukene teistmoodi, et töötati selleks, et endale luua parem elukvaliteet. Meie oleme tänases ühiskonnas, mida nimetatakse ka arenenud ühiskonnaks, seadnud endale selle vahepuhvri või vaheekvivalendi enda ja oma eluteostuse õnne vahel, et see on siis raha. Me töötame selleks, et saada raha. Ettevõtted, mille heaks me töötame, valmistavad erinevaid kaupu või teenuseid. Neid ka hinnatakse ja müüakse rahalises vääringus.
ja põhimõtteliselt kogu see ringkäik käibki siis niimoodi, et majapidamised, mille hulka siis kuuluvad inimesed, töötajad, valmistavad mingisuguseid kaupu näiteks, pakuvad oma teenuseid või teeneid tööjõuturul ettevõtetele ja ettevõtted tööliste ja teiste tootmistegurite, näiteks maaseadmed abil toodavad kaubad valmis ja tegelikult müüvad need läbi kaubaturu siis uuesti majapidamistele ehk nendele samadele töölistele tagasi. Ja üldiselt meie tänane ühiskond on niisugune kasumipõhine või kasumi maksimeerimise ühiskond, et sealt ongi see küsimus, mida võib-olla täna ka põgusalt arutame, et kas üldse nendes tingimustes on võimalik kasumit maksimeerida, sellepärast et kui te seda joonist vaatate, siis ka ju näete, et kui töötajad, inimesed oma tööjõudu müüvad, saavad mingisugust palka, siis kasumi maksimeerimine peaks toimuma seal, kus tööandja võimalikult vähe maksab töötajale ja teisepidi võimalikult kõrget hinda küsib siis kliendi käest. Ega umbes taoline majanduskord ongi see, mida me võime siin Eestis näha, võime näha mujal Euroopas, lääneriikides, aga siia ongi sisse kirjutatud juba see esimene vastuolu, et teenuse või kauba ostjaks, selle kauba või teenuse ostjaks, millele see kõrge hind on siis ettevõtja poolt pandud, on ju seesama inimene, kes seda kaupa lõppkokkuvõttes toodab, vähemalt siis, kui me vaatame planeeti tervikuna. Nii et kui sellele inimesele on enne vähe makstud palka ja tema käest küsitakse kõrget kauba või teenuse hinda, sooviga siis kuhugile ühiskonnas maksimeerida kasumid või koondada kapital, kontsentreerida kapital, siis pikas plaanis see tegelikult toimida ei saa. Aga see joonis on siin lihtsustatud vorm, niimoodi me tegelikult tavainimestena või lihtinimestena, kuigi see ei ole väga hea termin, igapäevaselt mõistame siis raha olemust. Ja üldiselt me oleme harjunud ka sellega, et kui küsida küsimus, kelle oma on raha või kas raha on kaup või ekvivalent, siis võib esimesel lool öelda seda, et kui raha on minu taskus või minu arveldusarve peal, et siis see raha on minu oma, aga kas tegelikult on? Et kui näiteks vaadata kas või Uues Testamendis, kui küsiti Jeesus Kristuse käest variseride poolt, et õpetaja, kas tasub maksusid maksta, siis Jeesus soovitas ka variseridel vaadata raha peale, et kelle pilt seal on, oli keisri pilt, järelikult keisrile anda, mis keisri oma, järelikult raha, kui seal on keisri pilt peal, on keisri oma ja Jumalale, mis Jumala oma. Ja kui me täna vaatame, kelle pilt on raha peal, seal on ju Keskpanga allkirjad, Keskpanga juhatuse nõukogu allkirjad ja Keskpanga nimi. Nii et raha, olgugi et ta ajutiselt võib olla meie taskus või meie pangakontol, ei ole mitte meie oma, vaid me kasutame seda ekvivalendina, me aktsepteerime seda oma tööjõudu müües ja aktsepteerime siis seda ka erinevaid kaupu või teenuseid ostes või müües. Nii et meie jaoks ta on ekvivalent, vahetusvahend, niisugune eriline ühik, mille vastu me siis oma tööjõudu vahetame ja kauplused teenused ostame, aga see, kelle nimi on sinna peale kirjutatud, ehk siis Keskpanga nimi, euro puhul Euroopa Keskpank, selle jaoks loomulikult see raha on kaup ja kaubal on ka hind ja selle hinna nimi on intressimäär. Ja põhimõtteliselt siin tegelikult juba tulebki pisuke teine vastuolu, kuidas saab üks asi olla korraga vahetusvahend ja korraga kaup. Praktika näitab, et saab, aga praktika näitab ka seda, et maailma rahanduskorras on tegelikult midagi väga valesti, sellepärast et kui me vaatame kas või seda Euroopa või maailma võlakriisi, siis me ju näeme, et peamine aur ei lähe mitte töö tegemisele, ei lähe mitte reaalmajanduses kaupade juurde tootmisele, inimeste elukvaliteedi parandamisele, olgugi tehniline progress on ja muu taoline, aga inimesed töötavad ikka sama palju kui näiteks võib-olla 20 aastat tagasi, isegi rohkem ja vaba aega on ikkagi vähem, tööd nagu tehakse, aga ressurss, kapital
kontsentreerub kuhugile mujale, kuhugile sinna, kus nagu tööd väga ei tehta, kus elatakse siis nendest intressidest või sellest raha müümisest. Nüüd rahal on 3 eesmärgipärast funktsiooni või ülesannet, mida iga raha vorm rohkemal või vähemal määral peaks täitma. No kõigepealt igapäevane ülesanne on tal siis olla maksevahend. See tähendabki siis seda, et me aktsepteerime raha näiteks palgana, töötasuna ja kasutame siis seda raha, seda vahepuhvrit või ekvivalenti. Ühesõnaga, et me ei müü oma tööjõudu mitte teiste kaupade eest, ütleme, et inimese vajadus, mis tal on, et tahab süüa, tahab riideid, tahab võib-olla autoga sõita, teatris käia, et me ei müü ühesõnaga nende vajalike kaupade ja teenuste vastu otse oma tööjõudu. Näiteks puussepp ei müü siis muna ja piima vastu, vaid ta põhimõtteliselt aktsepteerib ühte niisugust vahe ollust või ainet, raha, ekvivalenti ja salvestab selle ekvivalendi siis endal kas taskus või pangakonto peal. See on see 3. funktsioon, väärtuse salvestamine või rikkuse salvestamine, et siis lükata see maksevahendi ülesande täitmine tulevikku ja tulevikus endale midagi meelepärast selle ekvivalendi eest osta. No muidugi väärtuse salvestajana raha on lääne ühiskondades kindlasti ääretult halb vahend. Me siin lõpupoole katsuks vaadata ka näiteks seda, et kui mõttekas on näiteks pensionifondidesse pensioni koguda, aga kindlasti kui loete lehti või vaatate televiisorit, kuulate raadiot, võite kuulda seda, et Euroopa Keskpanga ja ka Ameerika Ühendriikides näiteks Föderaalreservi üks tähtsamaid ülesandeid on hinnastabiilsuse hoidmine. Ja see hinnastabiilsus tähendab siis põhimõtteliselt seda, et hinnad ei tohi tõusta aastas rohkem kui 2% võrrelduna eelmise aasta hindadest. Aga võime küsida, et kas seda on palju või vähe. 2% ei tundu väga palju, et tundub nagu võib-olla isegi talutav. Aga kui me katsuksime vaadata seda näiteks 100 aasta perspektiivis, siis siin tuleb mängu selline matemaatiline termin nagu liitintress, mis tähendab seda, et ega seda 2% ei arvestata põhimõtteliselt algsummalt, vaid seda 2% arvestatakse igal aastal eelmise aasta summalt, kuhu on juba eelmise aasta või eelmiste aastate hinnatõus juurde arvestatud. Nii et näiteks Ameerika Ühendriikides on ka Föderaalreservil olnud see eesmärk, et hoida hinnataseme muutumist aastas 2% piires, aga 100 aasta perspektiivis on see tänu liitintressile tähendanud seda, et hinnad on igal aastal, kui me võtame 100 aasta perspektiivi, tõusnud keskmiselt 22%. Nii et tegemist ei ole mitte väikese hinnatõusuga ja ütleme, siit saab juba alguse, ütleme niisugune kolmas niisugune pooltõde, mida siis võib-olla iga päev võime rahanduse ja finantsturgude kohta kuulda. Nii et raha kindlasti tänases mõttes lääneriikides ei ole mitte hea salvestusvahend. Ja kolmandat liiki funktsioon või ülesanne rahal on olla arvestusühik. See on siis selline juriidilist laadi, ütleme, funktsioon, kus tegelikult valitsus või riik, seadusandja on konkreetse riigi rahaseadusega määranud ära selle, ütleme, kuidas kohalikku raha ringlusse tuuakse, kuidas tema väärtust hoitakse ja kui väärtuslik see raha on. Vanasti põhimõtteliselt anti raha välja kullastandardil, oli üks rahaühik, näiteks üks Eesti kroon, vist 30. aastatel väärt 265 grammi kulda. Ma võin selle täpse kogusega eksida, aga raha kogus oli pandud sõltuma mingisugusest alusvarast. Ja täpselt nii palju, kui oli siis keskpangal või valitsusel, kes seda raha välja andis,
seda kulda, täpselt nii palju sai anda ka siis ringlusse raha ja täpselt nii kallis või odav see rahaga oli siis teiste kaupade suhtes. Nii et see on niisugune juriidilist laadi rahafunktsioon, mis määrab kindlaks selle, et et me ei pea näiteks oma varandust mõõtes üles lugema, et näed, meil on 2 paari sokke ja 1 ülikond, 1 maja, 1 auto, vaid et me saame öelda oma varanduse suuruse siis mõõdetuna rahas. Aga paraku jah, kui me vaatame reaalsust ja vaatame seda raha salvestusülesannet, siis raha ei ole meie aladel siin väga hea salvestaja ja erinevalt teistest arvestusühikutest, näiteks kilomeeter, kilogramm, mis on ajas suhteliselt konstantsed, vastavad kontrollikojad neid muidugi aeg-ajalt muudavad, aga ikkagi suhteliselt stabiilsed on nad, siis raha kindlasti arvestusühiku või väärtuse mõõduna ei ole stabiilne. Aga olenemata oma konkreetsest vormist, raha võib olla nimelt mitmes vormis. Et põhimõtteliselt ma saadangi siin ringlusse ka ühte nii-öelda alternatiivset vormi raha, mis on Tartu hoiulaenuühistu siseraha Eesti veksel. Siis rahal võib olla väga palju erinevaid vorme. Näiteks kui lähete taarat ära andma, siis ma ei tea, kas tänapäeval on neid tädikesi, kes taarat vastu võtavad oma kätega, et rohkem on vist neid taara automaate, kust väljastatakse taara tšekk triipkoodiga ja see tšekk on ju poes tegelikult maksevahend, see on üks rahavorm, ka nii-öelda alternatiivne rahavorm, lisaks siis sularaha ja arveldus eurodele. Üks rahavorm on kindlasti näiteks kuld või väärismetallid, seesama Eesti veksel, mis siin hakkab ringlema. Ja kindlasti ka, kui me räägime muust maailmast, on väga palju näiteks kohalikke või piirkondlikke alternatiivrahasid või siin oma Eestiski vaatame, erinevatel firmadel on välja antud kinkekaardid, et need on ka ju rahavormid. Ja kusjuures väga mõistlikud rahavormid, sellepärast et on teatud põhjus, miks tegelikult on mõistlik, ütleme siis, koondada tegelikult raha väljaandmise õigus teatud isikute ringi kätte. Ja sellest, kelle oma see raha on, kelle käes ta on, mis eesmärkidel ta on ellu kutsutud, sellest sõltub ka see, kuidas tema ülesanded avalduvad. Näiteks tänane raha, nagu öeldud, ei ole väga hea rikkuse salvestaja, kuna see inflatsioonimäär, hindade kallinemine on suhteliselt kiire pikemas ajaperspektiivis. Nii et see ei ole, see euro näiteks või dollar ei ole väga head salvestusfunktsiooni kandjad. Aga näiteks võtame kuld või väärismetallid või võtame mingisugused loodusvarad, maavarad, mida on järjest vähem või vähenemas koguses. Et kui neid käsitleda raha eri vormina, et siis põhimõtteliselt rikkuse salvestajana võiksid olla nemad, ütleme, palju mõistlikumad. Ja samas on ka väga palju näiteid erinevatest arvestusühikutest. Näiteks enne euro käibele tulekut Euroopa Liidus kehtis näiteks Euroopa EQ, mis sularahana või virtuaalselt, mida olemas ei olnud, mis aga oli lihtsalt, ütleme, niisugune arvestusühik, milles arvestati siis euroga liituvate riikide valuutade kursse mõnda aega. Ajalooliselt on siis